Tere! Te vaatate saadet Luik grillib ja minu tänaseks stuudiokülaliseks või grillitavaks on Europarlamendi saadik Tunne Kelam. Tere päevast! Tere päevast! Ma alustaks kohe komplimendiga, et alles eelmine kuu tähistasid oma 82. sünnipäeva. Inimesed ikka imestavad, et kuidas sa nii heas vormis oled. Mis see saladus on poliitikas nii palju aastaid? Usun, et üks saladus on see, et ei pea nii väga mõtlema karjäärile. Ma tahan seda teha ja ma tahan sinna püüda ja ma tahan teistest ette jõuda kuidagi. Ja minu mulje on see, et inimene on nii vana, kui ta tunneb ennast. Ülejäänu on statistika. Selge. Kui ma läheks ajaloos päris kaugele taha, et mina olin 2-aastane, kui Tunne Kelam koostas juba ÜRO-le memorandumi, millest taotles Nõukogude okupatsiooni kaotamist ja Eesti Vabariigi taastamist. See oli siis 1972. aastal. Siis ei olnud ju mingit lootust reaalselt, et sellised memorandumid vilja kannaks. Et mis tõukas selliseid samme astuma? See on see, mida me nimetame praegu inimväärikuseks või kogu aeg oleme nimetanud. See kuulub inimõiguste hulka, aga see on üks tähtsamaid osi sellest, sest üks võimalus on diktatuuris elades massiga kaasa minna, eks ole, see hall mass, kes kõik on moraalselt kuidagi juba resigneerunud. Ega võimalus ei ole, tuleb kohaneda kuidagi, eriti sellest ajast peale, kui otseselt ei ähvardunud arreteerimine või küüditamine ei millegi eest. Vaid kui sa ei läinud võimudega konflikti, siis said kuidagi elada. Ja sellest peale hakkab kuidagi see instinktiivne võitlus oma väärikuse ja sisemise iseseisvuse eest. Sest ega kõiki need omadusi väljapoolt meile sisse ei panda. Need kasvavad seest. Vabadus kasvab seest, vastutus kasvab seest. Ja kui meil on piisavalt vabaduse ja vastutustundega inimesi, siis ühiskond muutub. See, mida ütles kunagi Runnel oma luuletuses, et väikeste muutuste kaupa muutub ühiskond. Muutud sina, muutub keskkond, jääd sina samaks, jääb keskkond samaks. Ja see oli see mõte, mis tookord pani liikuma ju, et peaaegu iga eestlase sees tiksus üks kell. Millal jõuab kätte see moment, kus eestlased jäävad oma kodumaal vähemusse? Sest migratsioon suurenes ja kui oleks Nõukogude kord edasi kestnud, siis oleks tänaseks see juhtunud. Ja sellest peale oleks olnud selge, et meil pole mingit lootust oma iseseisvat rahvusriiki taastada. Ja sellepärast oli tähtis saata välja signaal, et ei ole nii, nagu ametlikud valimistulemused näitasid, et 99,9% inimestest toetas ühte sama nimekirjast, valida polnud midagi. Ja oli demokraatias on ju alati see, et peab olema alternatiiv, peab olema ehtne valikuvõimalus. Ja mõte oligi see, et mitte saada vastust ÜRO-st või abi, vaid saata signaal välismaale, et Eestis ei ole nii, et 100% elanikest on Nõukogude diktatuuriga rahul, vaid et on inimesi, kes mõtlevad teisiti, kes mõtlevad normaalsele, vabale ühiskonnale ja kes avaldavad soovi seda saavutada. Kui palju neid inimesi oli? Need kõige hallimad ajad võib-olla olidki siis peale seda Praha kevadet ja 70-ndatel, kui vist õhkkond tundus olema väga selline kopitanud, eks? Jaa, see oli väga... Päris niisugune lootusetu... See oli lootusetu ja tegelikult igasugune niisugune tegevusvabadus, mis oli Hruštšovi ajal veel olemas, sai mingil määral improviseerida. Näiteks ma... peale ülikooli lõppu kirjutasin tookord edasile nädala kommentaari ja siis koostasin veel ülevaadet möödunud nädala uudistest, mida ma võtsin näiteks Ameerika Häälest või BBC-st või siis välismaa kommunistlikest lehtedest, mida ma lugesin. Teisi lehti ju ei olnud olemas. Ja alles mõne aja pärast hakkasid nad küsima, et kus see uudis on võetud või niimoodi, et see niisugune isiklik vabadus oli suhteliselt
no see polnud vabadus, aga see oli väike tegutsemisruum. Brežnevi ajal seda enam ei olnud, see surutis muutus nii vaimselt kui poliitiliselt palju rängemaks ja loengud keelati mul näiteks ära, ma olin üle 10 aasta tegutsenud rahvusvahelise olukorra lektorina. Kui Praha kevad hakkas peale, siis ma levitasin oma esinemistes kogu aeg informatsiooni, mis Prahas toimub, mida nad taotlevad inimnäoga sotsialismi ja selliseid asju. Peale seda kõik sulgus ja minusugused ei kasutatud ka enam lektoritena. Ja see aeg ja see kestis ju ka kogu esimese poole 80-ndatel oli suhteliselt sama atmosfäär. Jah, kuni 80-ndate keskpaigani. Kui palju neid inimesi oli, kes samamoodi trotsides seda kõike ümbritsevad, et enamik inimesi võib-olla nende dissidentlusavaldus selles, et nad käisid jõulude ajal kirikus julgesid käia. See oli enam-vähem kõige julgem samm, mis nad tookord riigi vastaselt astusid, aga kui palju oli neid inimesi, kes nagu sina julgesid ka tegelikult mingid samme astuda või kuskil sõna võtta? Ega mingit statistikat ei peetud. Aga nad omavahel ikka suhtlesid? Aga eks see seadus kehtib alati, et samasugused leiavad samasuguseid, kui nad otsivad ja kui nad on avatud selleks. Aga minul hakkas see sellest peale, et ma hakkasin keskkooli lõpul BBC-d kuulama inglise keeles. Seda ei segatud. Ja BBC oli minu koduraadio aastakümneid. Kõik minu mentaliteet, mõtlemisviis oli tekkinud selle baasil. Ja siis ma püüdsin lugeda nii palju välisajakirjandust kui võimalik. Tähendab, see hakkas instinktiivne võitlus sõltumatu info eest. Et sa ei lähe kaasa selle propagandaga. Või siis kui sa juba propagandat, muidugi sellega tuleb kursis olla, siis näiteks mina ostsin Pravdat ja Izvestjat selle asemel, et oodata mille rahvahääl selle ümber telgib jälle, jah? Just nimelt, et kui hommikul inimesed bussipeatuses seisid lehesabas, siis kuulutasid oma usutunnistust. Rahvahääl, noortehääl, Õhtuleht, Spordileht ja nii edasi. No kõik see oli see sama umbes harvas tõlkes. Et ma eelistasin vastast lugeda originaalis. Aga tegelikult see sama inimväärikuse küsimus hakkas sellest, et mul oli väga vastik käia nendel kahel paraadil, mis olid ette nähtud, oktoobri ja mai paraad. Ja keskkoolis ma kannatasin selle all väga ülikoolis Tartus. Esimene kursus kevadel käisin ja siis sai mulle äkki selgeks, et minust oleneb ka midagi. Ja siin on see valiku koht, eks ole, et kas sa lähed kaasa, ega see mul tükki küljest ära ei võta. Ja teine on see, et aga mina ei tee seda, sest ma ei taha olla propaganda tööriist, mis 2 aastas näitab, et kogu rahvas toetab seda diktaatorite seltskonda ja seda levitatakse välismaal. Vähemalt mina ei võta sellest valest osa. See, mida hiljem Solženitsyn kirjutas, elagem ilma valeta, tähendab, ärme aitame teadlikult valele kaasa. Püüdkem vähemalt eemale tõmbuda sellest. Ja tegelikult ülikooli esimese kursuse lõpul, ma leiutasin ettekäände kõigepealt, peab vanemaid külastama oktoobris või novembri algul Tallinnas, aga siis see läks edasi ja paari aasta pärast ma taipasin, et ma enam ei saa minna. See oleks juba minu enda sisemine katastroof. Ja siis ma kuulutasin, et aga põhiseaduse järgi on meeleavaldused vabad ja mina otsustasin mitte minna. Ja kõik, midagi ei juhtunud. Ja teine oli valimistes osalemine. Ma alati, kui ma sain valimisõiguslikuks, siis ma hääletasin vastu. Ja siis lõpuks oli selge, et need vastuhääletajad oli küllaltki palju mõnikord teatud aegadel. Ja loomulikult tulemused olid ikka, nagu nad olid. Aga siis ma hakkasin valimisi boikoteerima, kuid igal juhul mitte minna, mitte osaleda. Ja ma võin selles suhtes öelda, et ma ei ole kunagi oma elus toetanud kommunistliku partei kandidaate.
kuigi neid tänasel päeval on ka Eesti poliitikas nii mõnigi. Aga see kõik päädis ju sellega, et 80-ndatel tuli siis töötada ülikooli diplomiga küll, aga öövahina. Ei, ma ei olnud öövaht. Ei olnud. Mis ametis? Ja ei tulnud töötada. Ma olin... Mind vallandati Eesti Entsüklopeedia toimetusest pärast, kui see memorandumi järel uurimine toimus Eestis ja mul õnnestus vältida arreteerimist, aga kogu järgnenud periood oli üks paarteist aastat niimoodi, et iga päev oleks võidud arreteerida. Sest iga päev ma kandsin ka midagi kaasas endaga, mis oleks andnud alust süüdimõistmiseks. Keelatud kirjandust selle. Jah, sest ma tegutsesin pärast selle memorandumi kohtuprotsessi uurimist ei jäänud muud üle, kui tegutseda sidekanalina, mis oli avanes tookord, et saata infot Eestist inimõiguste rikkumist ja kõige sellise kohta läände ja saada sealt infot vastu. Ja sellega seoses olid alati mingisugused materjalid kaasas. Aga ma olin Rahvuse Raamatukogus, seal puutus natuke tüütuks Toompeal istumine, sest julgeolekuautod olid sageli akna taga ja minu kontaktid olid pidevalt sellised delikaatsed või ohtlikud. Ja tookord oli mood, et mitmed kõrgharidusega inimesed läksid katlakütjateks või öövahtideks. Ja minul üks tutta pakkus võimalust, kes töötas Rannasovhoosis. Seal oli see tiitel oli öine linnutalitaja, mis kõlab natuke kahemõtteliselt muidugi. Aga tegelikult see oli öise vahetuse tööline, kes siis hoolitses selle suure tsooni eest, kus oli 100 000 tibu. Ja 14 hoidlat ja see oli niisugusele intellektuaalile ideaalne töökoht, sellepärast sa olid üksi, keegi sind ei seganud, töötasid 15 tundi järjest, tulemus oli 2 vaba päeva, jällegi ideaalne ja sa saad midagi muud teha või töötad 2 ööd järjest, saad 3 vaba päeva ja nii edasi. Palk oli kõrgem kui raamatukogus ja see vaba aja võimalus ja seda kasutada mul olid mitmed sellised haritlaste ringkonnad, keda ma organiseerisin kodudes, me kohtusime, pidasime loengud ajaloost, filosoofiast. Mõnikord tuldi mulle sinna kanakasvatustsooni järgi öössel, viidi mind tuttavate seltskonda ja toodi tagasi jälle. Ja niimoodi oli see elu jätkus väga huvitavalt. Kuni siis 80, mis aastani see võis olla? 87? Ma mõtlen, see oli midagi, 87. paiku. Ja sealt edasi siis juba tuli Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei asutamine, jah? See tuli suhteliselt varsti, sest ma võtsin osa esimesest Hirvepargi meeleavaldusest, kuigi mitte korraldajana. Ja edasi läks juba, see on tõsi, siis ma liitusin ERSP asutajatega. ERSP on üks esimesi Nõukogude Liidus asutatud mitte kommunistlikke parteisid vist üldse. Tundub, see võimalus on tundub üsna suur, sellepärast, et peale ERSP asutamist asutati Lätis rahvusliku sõltumatuse liikumine, asutati Gruusias rahvusliku sõltumatuse partei, kui ma ei eksi isegi Tatarstanis. Nii et see tähendas tegelikult läbimurret tohutust tabust. Sest aastakümneid Nõukogude Liidus poliitika oli ainult kompartei monopol. See oli tabu. Kui sa seda puutusid, tähendas sa Stalini ajal surma või pikaajalist vangistust ja Nõukogude ajal, tema järglaste ajal tähendas muidugi samuti väga rasket tagajärgi. Ärge puutuge poliitikat ja see tekitas kogu aeg sellise jälle laveerimise ja maskeerimise õhkkonda. Ega me poliitikagi taha tegeleda, aga me püüame midagi kuidagi mingi sildi all asju ajada. Ja tookord, kui see ERSP mõtte välja kuulutati jaanuaris 88, ma pean ütlema, ka mina olin šokeeritud selle 14 inimese avaldusest. Ma mõtlesin, et see läheb nüüd liiale. Aga
Liiale oli siis see, mida me täna peame iseenesestmõistetavaks Eesti rahvusliku sõltumatuse. See on ikkagi nii ohtlik ja provotseeriv tegevus, mida mõelda siis teistest niinimetatud normaalsetest inimestest. Aga ma tutvusin, mul oli juba kontaktid olemas, eks ole, inimestega ja mind kutsuti asutajate või ettevalmistavatele koosolekutele, mis toimusid suvel 88. Siis oli suvel juulist 88 toimus Draamateatri ja Ülemkohtu vahel Draamateatri külje peal igal tööpäeval pikett poliitvangide vabastamiseks. See oli Enn Tartu kõigepealt, kes ikkagi oli vangis, samal ajal kui meeleavaldused ja kirjutusvabadus oli suhteliselt olemas juba, aga nad unustati sinna lihtsalt kuidagi. Ja mõte oli seda meelde tuletada. Ja see sai niisuguseks kasvulavaks, kus samamoodi mõtlevad inimesed kohtusid. Seal tekkis siiski ERSP tuumik. Inimesed, kes tundsid üksteist ära ja mõtlesid, kuidas edasi minna. Ja et kaua ei saa viivitada niisuguse salatsemisega või pimesiku mängimisega, et me nagu tahame vabadust, aga ei taha. Ja lõpuks sai see asi minu jaoks päris selgeks. Pilistveres mul paluti teha 20. augustil 88 üks programmiline kõne ja sellest peale läks see käiku, aga mõte oli siis see, et kui kogu aeg toimus niisugune altpoolt ärgitamine, et tahame saada teatud majanduslikku autonoomiat, teatud suuremat kultuuriautonoomiat. Aga kõik ikka Nõukogude Liidu kõik Nõukogude Liidu raames, me kunagi ei taha Nõukogude Liitu lahkuda. Siis ERSP kuulutas välja tõelise poliitilise ja demokraatliku alternatiivi. Nimelt kõik taandub poliitilisele võtmeküsimusele. Kuni meil pole iseseisvat riiki, siis me jääme Moskva armust sõltuma, tuleb uus diktaator, võtab kõik need järeleandmised tagasi, kõik hakkab sellest peale. Ja kui meil on poliitiline iseseisvus, saame kõike muud lubada. Ja see alternatiiv tundus tõepoolest äärmiselt võõrastav, äärmiselt ohtlik enamusele. ERSP-d rünnata ju algul isegi Eesti päris vabas ajakirjanduses, näiteks Lagle Parekit nimetati harimatuks auahneks inimeseks, kes trügib poliitikasse kuidagi, aga ise midagi sellest ei tea, aga tahab ka midagi olla. Ja siin avaldus võib-olla see kommunistlik mentaliteet, mis meil siiamaani on olemas kõige selgemini. Tähendab, kommunistlik mentaliteet ei tunnista ju alternatiive, ei tunnista konkurente. Ja esimene instinkt on, kui konkurendi oht tekib, siis ta laualt pühkida võimalikult kiiresti. Ja samuti püüti ju ERSP-d laualt pühkida. Mingisugused äärmuslased ja kes midagi poliitikast ei tea, aga me oleme aparaadis olnud, meie mõistame, me teame, millist nuppu vajutada, me tegutseme mõistlikult. Ja tulemus oli see, et kui sellest tabust sai läbi murtud, siis ju kerkis erakondi nagu seeni, sest vaevalt 2 aastat hiljem, kui toimusid Eesti Kongressi valimised veebruaris 90, Eesti Kongressi valiti juba 30, kui ma eksi, 31 poliitilise partei ja liikumise esindajad, kaasa arvatud kompartei esindajad. Nii et see, mis toimus nüüd ERSP-le järgnevalt, see oli tohutu avanemine mitme parteisüsteemiks, mis on tänapäeval normaalne ja millest oldakse kohutavalt tüdinud ja tülgastunud. Nüüd 30 aastat hiljem on nagu 2 leeri inimesi ja osad ütlevad, et jaa, ikkagi Rahvarinne oli see liikumine, mis viis Eesti sinna, kuhu me tahtsime jõuda. Ja teine seltskond meenutab, et Eesti Kongress ja Eesti kodanike komiteede liikumine oli tegelikult see õigusliku järjepidevuse nõudleja ja võib-olla oluline tegur. Kuidas nende 2 olulise rahvaliikumise, mis lõpuks muidugi ka ühe laua taha mahtusid, aga kuidas nende rolli täna hinnata? Ma olen sellest kirjutanud. Ma arvan, et Eestis on mõttetu vaielda
tänapäeva selle üle, kes oli õigem, kes oli edumeelsem või midagi niisugust. Sest keegi ei teadnud, mis võis juhtuda. Keegi ei teadnud, kas iseseisvus tuleb. Tänapäeval on see nii selge ja loogiline. Midagi ei olnud teada. No Rahvariine tegelikult isegi ju taotlenud seda alguses. Ei, kindlasti mitte. Perestroika toetus. Just, see oli Gorbatšovi algatatud liikumine. Aga ma arvan, et Eesti oludes, kus kõik oleks võinud juhtuda, siis väikese rahva tarkus on selles, et kõigeks tuleb valmis olla. Ja tegelikult iga liikumine oli omal kohal. Meil oli vaja niisugused pedrusid ja erinevad kihte, kellele toetuda. Ja loomulikult Rahvarinne oli palju ettevaatlikum, Rahvarinde juhtkond algul ju tõmbus kodanike komiteede liikumisest eemale, pidades seda jällegi liiga natsionalistlikuks ja venelasi ärritavaks. Tegelikult on siin mõtlemiskoht muidugi, sest Edgar Savisaar propageeris oma 3. vabariiki. See tähendab, et kodanlik vabariik, mis oli aastane 40, see on läinud, see on minevik. Ja nüüd tuleb uus Eesti. Aga mis tingimustel, tegelikult samadel tingimustel, mis 1918, kõigile kodakondsus, aga rahvussuhted olid ju muutunud. Meil oli peaaegu 40% mitte-eestlasi. Mitte, et nad oleks väheväärtuslikud või mingi rahvuslik küsimus. Aga küsimus oli, kes otsustab Eesti tulevikku. Kes on õigustatud otsustama. Ja selles oli ju kodanike komiteede liikumise mõte. Need inimesed, kes olid või kelle järglased on olnud Eesti Vabariigi kodanikud. Ja me teadsime, et Eesti Vabariik õiguslikult püsib. Ameerika Ühendriigid, maailma suurim demokraatia, tunnustas Eesti Vabariiki pidevalt. Ja meie ja Balti riikide diplomaatilised esindajad säilisid pool sajandit diplomaatilise korpuse liikmetena, mis oli täielik ime. Aga ma kohe hüppan siin vahele küsin, aga kas sa oled mõelnud, et kas Eesti Vabariik täna oleks teistsugune, kui see sama järjepidevus, kui Savisaare 3. vabariik oleks nii-öelda tõeks saanud? Päris selge, et ei oleks, sest me poleks kindlasti NATO liikmed, me poleks kindlasti Euroopa Liidu liikmed, me oleks, ma arvan, midagi Ukraina või Moldova taolist. Sest milles oli küsimus? Viimases suhteliselt vabalt valitud ülemnõukogus oli 2 keelt, 2 ametlikku keelt ja 4 okupatsiooniarmee esindajat ka sinna valitud. Ja nüüd arvestame seda proportsiooni. Kodanike komiteede liikumine oli õiguslik. Olid vene rahvusest Eesti Vabariigi kodanikud 40, nad säilitasid oma kodakondsuse ja nii edasi. Aga kui oleks see Savisaare nullvariant läbi läinud, siis kujutagem ette, uued valimised, ükskõik mis nime see organ oleks kandnud. Aga ütleme 35-40% oleks olnud liikmed, kes oleks tegelikult Moskvaga lähedase kontakti poolt ja tegelikult vaenulikud Eesti Vabariigile. Sellises seisundis poleks olnud mõeldav Mart Laari valitsus. Poleks olnud mõeldav suund võtta läände, teostada reformid, sest vastuseis oleks olnud, see oli niikuinii tugev nõukogudemeelsete jõudude poolt, aga sellises seisus poleks mõeldav olnud seda saavutada ja järelikult ma oleks jäänud paigal tammuma ja triivinud vaikselt tagasi rohkem Venemaa mõju alla. Tähendab põhimõtteline vahe, mis oleks tähendanud, et me poleks saanud kõnelda Eesti rahvusriigist, mille mõte on ju see, tagada Eesti rahva säilimine, Eesti rahva ja kultuuri säilimine läbi aegade. Nii, no oleks Mart Laari asemel saanud Tiit Vähi või Edgar Savisaare valitsuse? No Tiit Vähi polnud halb. Tiit Vähi Savisaare järglasena oli tubli ja tegi head tööd. Ja samuti ka peaministrina. Tähendab, aga keegi pidi alguse tegema. Ja kui poleks Mart Laari valitsust olnud, poleks saanud Vähi jätkata. Meie suur saavutus oli see, et erinevad valitsused säilitasid sama suuna, põhilise rahvusliku eesmärgi Euroopa Liit ja NATO. Kui meenutada seda seltskonda, kes esimesi erakondi asutasid ja nende hulgas oli ju päris palju endisi dissidente, siis mind on ikka kummastanud see küsimus,
et miks pärast Eesti tipp-poliitikas, kui Eesti oli juba vabaks saanud, miks neist väga paljud ei jätkanud? Tegelikult ju väga vähesed endised dissidendid jätkasid nii-öelda tipp-poliitikas, et seal on oluliselt rohkem komsomoli või kompartei taustaga inimesi kui kuni tänase päevani. Ma arvan, et need viimased olid harjunud rohkem riiklikes suhetes ja institutsioonides toimima. Nad olid parema ettevalmistusega ja oli niisugune ühtekuulumusvaim. Ma ei räägiks dissidentidest, sest okupatsiooni või diktatuuri all ei ole dissidente. On vabadusvõitlejad või kuidas vabadusvõitlejad. Inglismaal omal ajal olid dissidendid, eks ole, kes eraldusid ametlikust korrast, aga meil polnud seaduslik kord. Aga ma arvan, tookord vabariigi sõltumatuse taastamine oli niisugune parteiülene asi. Ja see kutsus kaasa inimesi, kes tõesti olid vabad võib-olla oma karjäärisuhetest või seltskondlikest suhetest vaba maad. Ja kui see asi oli saavutatud, siis täitsa loomulikult neil tekkisid erinevad arvamused, kuidas edasi minna ja paljud ei olnud huvitatud väga poliitikast niikuinii. Aga näiteks ERSP andis ju väga olulise panuse Eesti ohvitseride kaadrisse, piirivalvesse, riigiametnikesse, inimesed, kes olid ERSP-s, kes lahkusid, aga leidsid endale ja oma ideoloogiale teise väljundi. Ma arvan, et ka seda osa tuleb hinnata. Hüppame nüüd tänapäeva. Sa oled 3. mandaati Europarlamendis. Eks? Ja kui nüüd kuulda, et mõni inimene võrdleb Nõukogude Liitu ja Euroopa Liitu, kas see võrdlus on kohatu? See on pehmelt öeldud. Sellepärast, et sellistel inimestel puudub igasugune kriteeriumi tunne. Nõukogude Liit oli diktatuur, ühe partei valitsus, ühe kitsa seltskonna käes. Euroopa Liit on demokraatlike riikide moodustis ja sinna ei võetagi mittedemokraatlikke riike. Võib öelda, Euroopa Liidus on liiga palju demokraatiat ja liiga palju reegleid ja nõudmisi. Aga meile on tulnud kasuks, et me oleme suutnud need nõudmised täita. Tõepoolest alati tuleb vahet teha, mis on mõttetud nõudmised, mis on liiga palju reeglistikku. See kõik on tõsi ka Euroopa Liidu kohta, aga Euroopal ei ole kindlasti teist alternatiivi. Sellepärast, et Euroopa Liidu moodustamine tähendas ju palju vägevamat muutust kui niisuguste diktatuuride tekke nagu Nõukogude Liit, sest kõik meie ajalooõpikud on ju täis ainult sõdu. Nii on. Ja Euroopa Liit oli meeleheitlik katse pärast seda, kui pool Euroopat oli varemeis ja vaesuses midagi muuta, kas saab senist käitumisnorme muuta. Ja siis tekkis see, et aga meil pole ju vaja võidelda oma vahel. Me saame koos samasugust kasu, ilma et me teiste territooriumi peaksime okupeerima või teiste ressursse vägivaldselt endale saama. Me ei pea seda tegema. Ja siin oli kaks sellel maagilisel võtmel, mida Schumann ja teised leiutasid ja sepitsesid, oli 2 keelt. Üks oli see, et võistlemise suletuse asemel avame piirid ja saame kasu ühisest kaubavahetusest, ühisest kapitalivahetusest, tööjõuvahetusest ja tollide kaotamisest. Ja teine võtmekeel oli sama tähtis, on demokraatia. Tähendab, igasugune ühiskasu kaotab kohe oma mõtte, kui tekivad väikesed grupid, kes võtavad võimu üle. Ja see demokraatliku võimu vahetuse idee oli teine tähtis keel. Ja siiamaani see on töötanud. Tõsi on, kogu lääne ühiskonnas on väga rängad probleemid, aga see on rohkem seotud meie kodaniku vastutusega, kodaniku haritusega,
meie vaimse õhkkonnaga kui sellega, mida Euroopa Liit on majanduslikult ja poliitiliselt ja sotsiaalselt saavutanud. Praegu samas Euroopa Liit on ennekõike ju selle kõikides liikmesriikides lokkava populismi tõttu päris kõva surve all. Väga paljud panevad küsimärgi alla ka need samad inimeste vaba liikumise, mis on üks Euroopa Liidu põhiprintsiipe. Ja ega seda küsimust ei pandud enne väga tõsiselt või seda probleemi ei pandud enne väga tõsiselt küsimuse alla, kui tekkis väliimmigratsioon. Sest jah, tõsi küll, peale suurt pauku aastast 2004, kui 10 uut riiki tulid juurde ja siis veel 2 aasta pärast Rumeenia ja Bulgaaria. Pärast seda tekkis vanades liikmesriikides küll ettevaatlikkus ja hirm tööjõu suhtes, kes tuleb vabalt sisse nüüd Ida-Euroopa maadest. Aga põhilise kriisi tekitas ikkagi see, kui hakkas Lähis-Idast ja Aafrikast tulema sadade tuhandete viisi migrante. Ja Euroopa ei suutnud ennast kaitsta. Ja Euroopa ja loomulikult tekkis piir. Ma arvan, et sellest piirist tuleb õppus, sest miljoni süürlase sisse laskmine, kes polnudki süürlased lõppkokkuvõttes, kõik maksis Merkelile mitu miljonit häält. Ja see on selge, et ka Saksamaa jaoks on mingi piir olemas. Järelikult ka teiste jaoks ja seda küsimust tuleb reguleerida, tuleb ette näha. Ei ole võimalik poliitkorrektselt silmi sulgeda, et tekivad välismaalaste kolooniad, kes harrastavad edasi oma kombeid, kes ei integreeru ühiskonda, kes ei võta üle Euroopa kultuuri. Aga samas kõike seda on vaja, Euroopa Liidul on vaja koheneda, aga säilitamaks oma väärtusi, oma põhilisi väärtusi. Just nimelt ja mis inimesi kõige rohkem paneb hirmu tundma, see on identiteedi säilimine. Angela Merkel juba mitu aastat tagasi tunnistas, et multikulti, see, et las kõik kultuurid olla läbi segi ja igaüks teeb, mis tahab või usub, mis tahab ja käitub nagu tahab, see on läbi kukkunud. Ja samuti see tähendab, et õigustatult inimesed tunnevad hirmu, eriti väiksemates riikides. Mis meist saab, kas Eesti jääb rahvusriigiks, oleme õnneks tagasihoidlikult tasemel majanduslikult, geograafiliselt. Me võime migrante vastu võtta ja nad lasevad jalgasid üsna varsti, nad otsivad paremat keskkonda ja neil on mobiilid, mis annavad neile infot. Järelikult me ei ole sellest ohustatud, aga see identiteedi küsimus ja kultuurilise järjepidevuse küsimus, filosoofilise ja usulise mõtlemise järjepidevus, see on saanud väga selgeks, et see on ohustatud ja siit nüüd, kuna etableerunud erakonnad poliitkorrektselt on uskunud, et ega probleemi pole ja läheme niimoodi edasi ja me pole piisavalt inimestele selgitanud, kui õigesti me tegutseme. See on ka läbi kukkunud, on täiesti selge ja sellest ühikust võtavad üle populistid, kes oskavad hirmutada, valjult räusata ja nad tuginevad tegelikult väga sageli õigetele asjadele, õigetele probleemidele, aga nad ei paku lahendust peale niisuguste lahenduste, mis tegelikkuses ei tööta. Me ei saa seinu ehitada, ei saa piire päris kinni panna, eriti Euroopa Liidu sees, aga mis on viinud praegu suhteliselt positiivsele arengule, ühine Euroopa Liidu piirikaitse, ühine piirivalve, selged kvoodid, põgenike vastuvõtmine mitte Euroopa Liidu territooriumil, vaid väljapool seda ja nii edasi, sellest on olnud tegelikult kasu. Nii et Euroopa võtab sellest õppust, meie aeg lendas väga kiiresti. Võtab õppust aeglaselt, aga loodetavasti piisavalt. Kena. Aitäh tulemast, Tunne Kelam ja meie kohtume saates uuesti nädala pärast.